No selline mõte, see tekkis juba tegelikult, ütleme mingi 20 aastat tagasi esialgu, et mõtlesime tädiga, tegime nalja, et võib-olla ehitaks sauna siia. Tuuliku sisse ehitaks sauna. Ja kogu aeg, kui kokku saime, siis ikka teeme. Aga siis see asi vajus soiku ja kui ma siia juba 2000-ndate siin keskel siia sattusin, siis pole siit enam midagi vaadatud. Kõik see väli oli juba kadakaid ja väikseid mände täis. See oli siis 2011, kui meil oli siis juba kindel mõte olemas, et hakkame katsetama, et jupphaavalt, eks ole, jupphaavalt kujunes siis niimoodi, et ma käisin ikka iga aasta, käisin siin jälle, tegin jälle väikse jupi kadakaid, tegin jälle, võtsin maha ja siis see plats läks suuremaks ja satikat välja, siis koputame siit poolt nädaliku välja ja siis lõpuks, et sust peasöövri puu saab. Kõige suuremast tuleb söömer, kõige tähtsam tuuliku detail. Ja siit edasi tuleb võtta veel põranda laudade jaoks palgid välja, siis see veetakse siit välja nüüd, kui läheb natuke külmemaks ilm eeldatavasti. Ja saekaatris saetakse siis see söömer möötu, pannakse kuivama, nii et ta jõuab kuni suveni kuivada maksimaalselt. Ja siis põrandalaudis läheb ka kuivama, staabeldatakse ära ja nii jämedast puust saab päris palju asja korraga. Ja mõne kõverama oksaselt ülevalt me saame ka võib-olla ära kasutada mehhanismide jaoks. Ei tohi ühtegi vale liigutust teha, sest kui panna kuskil paari sentimeetriga mööda, siis kogu see tuuliku kere mööt muutub. Et kui siin peaks midagi juhtuma, siis tuleb hakata otsast peale ja see on juba suhteliselt keeruline. Sellest saab põhiline tuulikut kandev tala, mis peab kogu selle tuuliku raskuse, mis on umbes 2-3 tonni, selle vastu võtma ja 100 aastat seda üleval hoidma. See on kõige olulisem detail. Et täiesti puhas tuveosa, sellepärast ongi, et kõige sellest alumisest tuleb alati võtta söömer, sest järgmistel võivad olla juba sellised sisse kasvanud oksad. 4x45 sentimeetrit on ta ristlõige ja pikkus on 3 meetrit. See valiti üldiselt eriti paigune, eriti vana puu ja ta tavaliselt valiti just selline, et ta peaks maksimaalselt kaua vastu, sest tal on kõige suurem koormus ja ta peab kõike seda keeramist ja seda liikumist ja tuuliku vibratsiooni ja kõike seda taluma 100 aastat. See on keeruline on olla see puu. Nendest järgmistest juppidest tulevad põrandalauad, et siit saab päris jämeda põrandalaua, kui vaadata. Üsna laia põrandalaua. See põrandalaud pärast kinnitub sinna tuuliku karkassi peale puitpunnidega. Ja siis on kaasa võetud mõningad oksad, kõverad oksad, millest saab tõenäoliselt kivikrantsitükid, näiteks selline suhteliselt kõver tükk, et seda läheb vaja tuuliku väiksemate sisseseade juppide jaoks.
Polinoloogia märk see. Arvasin, et panen siia klotsid mingi peale. Ikkagi proteesime, mõnes kohas tuleb panna nagu lapid peale, natuke lõigata mädakoht välja ja panna asendustükk asemele. Ja mõned jupid on ainult selleks, et teha nendest koopia. Selle võiks võtta. Siia peale toetavad veskikivid, ülemine veskikivi toetab siia peale. Me oleme tegelikult hunniku läbi lappanud, siin saab ära kasutada tiivavölli, mis on siin ees, siis ühe põlvepaku, mis on tammest, on ka heas seisukorras. Ja siis veel tiivavölli aluse paari, esimese ja tiivavölli sabapaari ja veel küljepaari. Et neid juppe on tegelikult 5-6 tükki, mis lähevad uuesti kasutusse. Nad tunduvad praegu suhteliselt mädad, aga tegelikult kui siit sammal pealt ära lükata traatharjaga, siis nad on kasutuskõlblikud. Seekord on meil valitud Hiiumaa meistrid. Tuuliku jupid viiakse sinna, sest seal on parim töötav töökoda, mis suudab need restaureerida vastavalt Lääne-Euroopa süksele restaureerimistavale, kus ikkagi ettevaatlikult võetakse nagu tükid juppideks, mädanenud osad lõigatakse välja, proteesitakse, säilitatakse nii palju kui vähegi võimalik. Hiiumaa ja Saaremaa tuulikud on kuskil paarkümmend põhimõttelist erinevust. On neil ajalooliselt olnud ja need on päris põhja panevad. Mõningad nendest on näiteks see, et Saaremaa tuulikute tiivad käivad päripäeva. Eestvaates Hiiumaa tuulikute tiivad käivad valdavalt vastupäeva. Siis näiteks Hiiumaa tuulikud ei ole lukus, Saaremaa tuulikud on lukus. Kuna Saaremaa on nii palju suurem saar, et välistada igasugust viljavargust ja muud sellist, siis Saaremaa tuulikutel on see kerekonstruktsioon on rohkem profileeritud ja natuke nagu ilustatud. Hiiumaa tuulikutel on tuulik suhteliselt praktiline ja lihtne. Ei ole väga palju igasuguseid ornamente ja profileeringid tehtud kerelaudisele ja tiibudele. Kui me Saaremaast räägime, siis restaureerida Saaremaal on see 5. Jah, ma arvan, et 5, aga muid väiksemaid töid me oleme teinud, ma arvan, et 10-12 tuulikul Saaremaal ja Hiiumaal, ma arvan, et sinna 20 alla läheb, ma ei ole lugenud. Seda me nüüd koputasime siit ja sealt ja torkisime teravate asjadega ja võlli kael osutus üllatavalt tugevaks ja terveks. Ja siin me otsustasime, et me säilitame selle võlli pea, et võimalikult palju algset substantsi oleks. Suuremad praod, mis olid lõhkikujumispraod, need me proteesisime täis ja siis me oleme teda männitõrbaga kastnud 3 korda ja põletanud seda siia sisse. See tuulik on siiski aastast 1781 ja ta oli enamus detaili oli tal valmistatud okaspuust, mis on Saaremaa puhul võib-olla natukene eriline, aga ja kahjuks tänu sellele ta ei ole nii tervikuna säilinud. Uusi detaile on kvaliteetsest kuusest, aga need kandvad detailid, mis on söömer, see on männipust ja kandvad tähtsad alumised paarid, mille küljes ripuvad põlvepakud, need on tammest mõlemad. Õigemini 3 detaili on ka vana,
et kasutasime kõik vana ära, mis andis kasutada ja mis ei andnud kasutada sellele, siis liimisime natukene vana osa peale uuele detailile, et vähemalt interjööris oleks võimalikult palju seda vana osa ja miks me selle välja vahetasime ilmselt siis näed juures olevalt pildilt seda, et seda ei kannatanud kasutada. On vanad haripuu detaili kasutatud, ehk siis uuele haripuule on vana haripuu detail sisse lõigatud, et jällegi natukene seda originaalsubstantsi suurendada. Keeled on valmis tehtud, saime ära kasutada kaks originaaldetaili ja kahele, mis olid siis olulise mädaniku kahjustusega, need tuli asendada. Kui arvestada seda materjali varumisprotsessi ja planeerimist, siis ma arvan, et see on mõtetes olnud juba 4 kuud ja tegelenud oleme sellega, ma arvan, et 3 kuud. Ei taha küll öelda, aga Saaremaa tuulikud on suuremad Hiiumaa omadest. Ja materjali kasutus ka, ehk siis Saaremaa tuulikute puhul on väga palju tamme kasutatud ja Hiiumaa puhul on pigem see erandlik. Ehk siis tuleb ära otsustada, kui sügava tapi me teeme, et see naelühendus püsima jääks. Okay. Kuusnõmmel vist tuli see 3 sentimeetrit, et siis ja see töö toimis, siis võib-olla teeme selle tuuliku puhul sama. Võib küll, sellepärast, et kuna see ülemine puu on nii käsipuu on 6 sentimeetrit paks, et siin väga sügavale ei saagi minna siis ilmselt. Ja sa ilmselt märkasid ka seda aastaarvu seal pöörpakul, mis on 1781, siis ei saa öelda, et see on töö nagu töö, et sa ikkagi seda restaureerides mõtled selle peale, et see on nii vana tuulik, et see on nii vana asi. Et ei saa öelda, et see on töö nagu töö, et seda restaureerides mõtlen mingi nende meeste peale, kes seda omal ajal tegid või on aastate sodade jooksul teinud, aga midagi kindlasti, kuidagi see mõjutab kindlasti. Ma olen üsna kindel. Selles külas on 14 tuulikut kokku. Püsti on 3. Siin ju need ümbruskaudsed tuulikud, need on ju kõik niimoodi läinud. Et heal juhul on mõni üksik kivi ringikujuliselt veel alles. Aga siin oli ta, ütleme, emapuu oli alles püsti, aga ta oli laiale vajunud. Kõik tänu sellele, et mingil ajal läks moodi vanadest tuulikulaudadest mööbli tegemine. Ma mäletan seda, et ta oli veel siin 90ndate keskel ja isegi lõpupoole oli enam-vähem oli veel püsti seisis. Ta oli küll natukene vilt oli vajunud, aga ta oli püsti. Aga jah, viimase hoobi andis see, et siit ütleme, need kivid ära läksid ja need niimoodi robustselt läbi seina veel tõmmati välja.
olid siis soomlastel siin, mis nad võisid olla siis mingi ligemale 20 aastat olid siukses nagu õllelauaks. Siis me nendele ütlesime, et me hakkame tuulimöllu taastama. Ja tuulimöllu on hüva, jah. Üks päev oli selle tuuliku onniku vahel oli kiri, et tuuliku mehed, et kui te tahate kive saada, et siis tulge ja võtke need ära. Et ei pandud rõhku sellele ilule, vaid pigem praktilisusele, et pandi sellised lauad seina, nagu ta oli saetud metsas palki võttes siis ja siin oleme püüdnud seda jäljendada siis. Sepanaelad on taatluslik ja kuna on tegu vana tuulikuga 1781, mis on pöörpaku peale lõigatud, siis otsustati, et siin tuuliku peal kasutame sepanaelu välislaudise kinnitamisel. Kuna see jääb avalikuks kasutuseks, siis me treppi ja rõdu ei tõrva, küll aga saba. Et need me siis lihtsalt õlitame nagu ka küljelaudis on õlitatud. Küll 80% tõrvasisaldusega ikkagi, aga ikka õlitatud. Et ta ei määri nii kaua kui tõrv. Ma arvan, et vanasti oli tõrv kallis materjal, nagu ta praegultki on õige tõrv. Ja tuuliku laudist ma arvan, et ei tõrvatud. Vaevalt, et teda üldse millegiga kaeti. Alguses oli plaan panna tiivad tõstukiga, aga see tõstuk, kes on meid kahel eelneval aastal aidanud, see on praegu remondis ja kuna ilm on ilus ja teha eriti midagi enam ei ole, siis ka mõtlesime, et kasutame toorest jõudu ja paneme tiivad niimoodi paika, nagu me arvama, et vanasti panni. See tundub loogiline, täpselt ei tea, kirjeldatud ei ole, pilte ei ole, filmi ei ole, aga kui hakata panema, siis see tundub nagu loogiline. Et ühesõnaga nii me oleme pannud, ma ei tea, circa 10-12 tuulikul tiivad Hiiumaal ja see toimib. Nüüd peab juba selle 2 tiiva raskusega arvestama, et kui me sellest tiivast nüüd lükkame lauaga, et praegult on vaja üles suruda 2 tiiva. Aga 4. on juba kerge, kuna siis juba see tasakaal toimib ja ei ole nii raske. Kui koorma kõrval kõnnib neid, siis küsi, kas toob linna seid, kas on ta nurma
Keskmisel 20-30 väga korralikult vormistatud taotlust meile laekub ka iga aasta, mille hulgast siis ühe välja valime. Väga pidulik tunne on see, kuidas saarlased ise ja saare kogukond suhtuvad nende pukktuulikute renoveerimisse ja on selle juures nagu tõesti hingega. See on meile inspiratsiooniks ja teeb ka uhkeks. Me loome ikkagi püsiväärtust, et Saaremaale need pukktuulikud jäävad eeldatavasti ka järgmiseks 8 aastaks, nagu nad siin on olnud. Ma väga loodan, et äkki see nakatab ka teisi tuuliku omanikke nagu vaatama pilguga, et äkki teeks oma tuuliku korda ja rajaks sinna siis muuseumi või linnuvaatlustorni ja pakuks selles kogukonnale ja rahvale nautimiseks. Saaremaalt lähen ma ära juba 3. aastat järjest hea tundega. Rõõmsaks teeb meele veel see, et nagu Kristel Mets Altia Eestist ütles, jätkavad nad järgneval 3 aastal sama projektiga. Nii et kes teab, äkki hiidlanega saabki tööd jälle. Selle tuuliku eluajaks pakuks sama palju veel, kui tal on pidev hooldus ja nagu peremehe käsi küljes, siis miks mitte. Täna olen ma rõõmus. Ma olin eile ka rõõmus. Aga täna eriti, muidugi. Igal juhul. Minu tehtud on uksed. Nende tegemisega läks ka aega, sellepärast, et nad olid hirmus koledad ja hirmus väsinud, et õde mul ütles ka, et mis sa tõid küttepuid siia koju. 2-3 kuud maadlesin nendega. Aga need on jah vanadest tuulikulaudadest ja siin on näha, mismoodi ma neid siin sobitasin. Tuli siin igasuguseid asju sisse, sooni sisse laiud, et asi sirge väljast jääks. Lähemisega täpselt samamoodi. Siin on siis raiusin neid siin tükk aega. Aga jah, väljast on ju, näed, ma lükkan kinni, eks ole. Väljast on täitsa nitsevoo. Nii. Et see oli ka ju ikkagi mingis mõttes ikkagi sündmus, kui tuldi siia möldri juurde, anti siis viljad kätte ja siis jahvatati viljad ära ja saadi jahu. Viljad läksid üles ja läbi lae tuli siis jahu välja tagasi ja siis uksest välja. See on ikka selline tunne, et uhke tunne, et mingisugune märk on ikkagi tänu nendele pingutustele on ikka siia ilma peale jääb ikka alles, et kui tuulik ikka veel, ütleme 100 aastat vähemasti, arvatavasti ikkagi rohkem, ta peab ju kestma. Et kui ta nüüd edasigi kestma jääb, et siis loodan, et nimi jääb ka nagu ajalukku või kuidagi, tunne oli võimas, et üleüldse see tuuliku tegemine ja see on kõvasti on muutnud ennast ja mida iganes. Loodame, et saab sellest tuulikust ka see, mis ikka mõttes on, et siit läbi lae hakkab ka tulema seda, mille jaoks ta kunagi tehtud on, mis tema mõte on.